Oleme jõudnud oma suht kiire nuudel videosarja 4. videoni. Spoilerina võin öelda, et hetkeseisuga on see plaanipäraselt meie eelviimane osa, et üks osa on veel tulemas. Võimalik, et kunagi tulevikus jätkame sama sarjaga, võib-olla mitte. Aga seda, et 2 osa on meil tulemas, ehk siis praegune ja veel üks, seda võin sulle kinnitada. Nagu ikka, teeme selles videosarjas toitu, mille põhialuseks on siis kiirnuudid või turboniidid või pomspakett või kuidas keegi neid armastab nimetada. Heal lapsel mitu nime. Ja täna on taas selles videos 2 retsepti. Üks neist on hästi lihtne ja ei vaja ei panne, potte midagi, lihtsalt ainult kuuma vett ja mingit kaussi. Ja teine vajab ka natukene keerulisemat protseduuri, ehk pead leidma panni labida ning toitu ka praadima. Aga et täpselt teada saada, mis need tänased retseptid on, siis asumegi kõigepealt tutvuma nende toorainetega, mida sul on vaja varuda, et neid retsepte teha. Tänaste retseptide tegemiseks läheb vaja siis sulle järgnevaid tooraineid. Kõigepealt, nagu mainisin, üks neist retseptidest on imelihtne ja selle jaoks läheb sul vaja ainult põhimõtteliselt 3, maksimum 4 asja. Kõigepealt endale meelepärast pakki kiirnuudleid. Seejärel endale meelepärane purkkonservi tuunikalaõlis. Oluline see, et sa saaksid just tuunikalaõlis. Seal võib ka olla erinevad maitseaineid või vürtse või ürte lisatud, aga peamine, et oleks õli ka. Ja lõpetuseks siis maitsustamiseks soola. Ja mina isiklikult soovitan, kui sul on ka sidrunipipart. Minul kahjuks praegu sidrunipipart ei ole, seega pead lihtsalt uskuma minu soovitust. Ja kui on kodus sidrunipipart, siis soovitan väga sul seda kasutada. Teine tänane retsept on pisut keerulisem. Seal läheb sul vaja jällegi taas nagu ikka ühte pakki endale meelepärast kiirnuudleid. Meie kasutame Roltoni beef ehk siis veiselihanuudleid. Ja esimeses retseptis unustasin ütlemata, kasutame Mivina vürtsise kana nuudleid. Teise retseptiks siis on veel vaja sibulat, pipart, soola, mingit vorsti või sinki. Me kasutame keedusingi kuubikuid, aga võidki kasutada näiteks viinerid. Ükstapuha siis milliseid selliseid lihalisi olluseid, nagu näiteks viiner sobib väga hästi, sardell, singitükid, mis iganes selline vorstiline. Hapukoort läheb sul hiljem kastmeks vaja ja ka ketšupit. Et kui sul on olemas need toorained, võime asuda kokkamise juurde. Nagu ütlesin, esimene retsept on imelihtne. Olen selle nimetanud järgneva nimega tuunitud kiirnuudid. Ja selleks ei lähe seal muud vaja, kui võtta ja avada oma pakk kiirnuudleid. Mul on ta juba avatud. Panna nuudlid kaussi. Ja panna keema vesi. Mille teen ka. Maitseained, mis pakis on, seda kasutama ei pea. Vaid lihtsalt ootad, kuni vesi on keema läinud. Nii meil on kohe valmis. Kallad keemavee nuudliteni, kuni nuudlid on veega kaetud. Ja paned nad kausi või kaane alla. Tõmbama vastavalt siis sellele ajale, kui palju on sinu kiirnuudipakil öeldud, et nuudlid peavad veesest või kuljangisest tõmbama. Ja meie puhul on see 3–5 minutit, nii et siis umbes 5 minuti pärast purname ära nuudlid ja asume retsepti teise osa juurde. Mul on need nuudlid 5 minutit siin kaane all tõmmanud. Vaatan, kas on valmis ja nuudlid on ilusti pehmed ning valmis. Siis järgmine samm on ära kurnata nuudlitelt vesi.
ja siis roa edasiseks valmistamiseks võid kasutada täpselt sedasama kaussi, kus enne nuudid tõmbasid. Selleks võid korra kaussi puhtaks tõmmata, aga tegelikult ei ole ka vajadust, sest need on samad nuudid, mida kohe sööma hakkad, mis siin sees olid. Ja kui on vesi ära kurnatud, nuudid ära nõrutatud, siis paned nad siia samma kaussi ilusti tagasi. Avad oma tuunikala konservi. Juhul, kui tuunikala on veidikene tükkides, nagu minul, siis teed kahvliga tuunikala tükid puruks, et oleks niisugune väiksem, püdedam. Ning seejärel kallad siis selle tuunikala koos õliga oma nuudlitele. Vastavalt sellele, kui palju sa tuunikala armastad, võid ka panna vähem kui terve purgi. Minule väga tuunikala maitseb, seetõttu panen terve purgi siia ära. Nii. Nüüd on jäänud väike maitsestamine. Kindlasti pane natukene soola. Nagu olen igas videos öelnud, soola pane alguses pisut. Seejärel maitse, kui arvad, et on soola veel vaja, võid alati juurde panna, aga kui oled juba üle soolanud, siis soola vähemaks võtta. Kahjuks võimalik ei ole. Kui sul on kodus, nagu ütlesin, sidrunipipart, siis väga hästi sobib siia peale ka sidrunipipart, pane seda. Või kui on näiteks värsket tilli, kus sul on omas aias võtta kuskilt või on ostetud koju tilli, siis väga hästi sobib ka kalaroogadele kõigile üldiselt. Ja ka siia roale väga hästi värske till. Nüüd segan nuudlid ja tuunikala ära. See võib olla pisut keeruline, sest need nuudid on natukene sellises puntras koos, aga pisukese vaevanägemisega saab sellega ilusti hakkama. Miks peab hästi hoolekalt ära segama on ka see, et mitte ainult see tuunikala ise jõuaks igal pool vahele, vaid see õli ka jõuaks kõikjale, mis on nagu kaste sellele roale natukene. Nii, ja kui on need ilusti kõik segatud, siis hops, esimene roog, tuunitud kiirnuudlid ongi valmis. Kui tahad, et oleks natuke kuumem toit, siis võid panna ka ta paarikümneks sekundiks veel mikronahju, et lasta ka see tuunikala kuumaks, aga tegelikult otsest ajadust üle võid ka kohe sööma hakata. Aga nüüd asume meie järgmise retsepti juurde. Meie teise retsepti jaoks, mida kutsun nimega krussis kiirnuudlid, selle inimese auks, kelle käest ma selle retsepti sain. Alustada täpselt samamoodi nagu meie tänast eelmist retsepti ja nagu ka paljusid meie eelnevad retsepti meie 3 esimesest videost. Ehk siis võtad jällegi oma lemmikpaki kiirnuudid, võtad sealt kiirnuudid välja, paned need kaussi ja taaskord selle retsepti puhul ei lähe sul vaja pakis olevad maitsainet, need tõstad kõrvale ja kallad paki kaussi tühjaks täiesti, et see viimane puru miskit kaussi ei läheks. Paned keema vee ning kui vesi on keenud, oleneb sellest, kui palju sa vett paned või kui kuum on see vesi, mille sa enne sisse oled pannud, siis kui vesi on keenud, valad selle nuuditele seni, kuni nuudid on veega kaetud. Kuna sa ei kasuta jällegi maitsainet, siis sa ei pea muretsema, kui palju sa vett paned, vahet ei ole. Peaasjalt need lihtsalt kataks nuudid. Ja paned kausi alla tõmbama nii kauaks ajaks, kui on öeldud sinu nuudipaki. Meil on see taaskord 5 minutit. Ja et sa ei peaks koos minuga 5 minutit lihtsalt passi ja panen su korra pausile ja tuleme toote tegemise juurde tagasi siis, kui nuudlid on ära tõmmanud. Nii minu jaoks ongi nüüd möödunud siin 5 minutit, sinul käis see niimoodi. Ja eeldan, et nuudlid on ilusti valmis. Katsun kahvliga ja nuudid on tõesti paisunud ilusti suuremaks ning tunduvad ka olevat pehmeks. Ja täpselt nagu ka eelmises videos, nagu sulle ütlesin, on sinu järgmine samm nüüd ära kurnata need nuudlid.
kui nuudid on kurvatud ilusti, siis võid nad kraanikaussi juurde seisma jätta. Seda kaussi sul seekord enam vaja ei lähe. Erinevalt eelisest retseptist. Vaid nüüd on aeg asuda hakkimise juurde. Nii, nimelt tuleb sul alustuseks ära hakkida sibul. Enne loomulikult, kui sa hakkima asud, tuleb see ka ära koorida. Minul on sibul juba kooritud. Ja kuigi olen juba mitmes videos näidanud, kuidas sibulat mõnus hakkida on, siis näitan sulle veel kord. Kõigepealt lõikad sibula pooleks, pikku pidi. Seejärel lõikad ta laiu pidi pooleks. Korraga on sul mugav hakkida ühte veerandit sibulast. Seejärel lõikad selle veerandi, mille sa oled endale kätte jätnud, viiludeks. Ole ettevaatlik noaga. Noad enamasti on teravad, aga samas mida teravam nuga, seda parem hakkida. Nüüd, kui sa oled lõiganud sibula viiludeks, näed, ta koosnebki nagu erinevatest kihtidest. Ja kui sa hakkad nüüd ühest äärest lõikama, siis näed, et tulevadki ilusad kuubikud. Nüüd, kus sa oled seda teinud ühe veerandiga, jätkad sa seda teisega ning seejärel kolmanda ja neljandaga. Kui sul on sibul hakitud, siis nüüd olenevalt sellest, mis liha sa kasutad roa tegemiseks, pead sa võimalik, et hakkima ära ka oma liha. Näiteks, kui kasutad viinereid, siis soovitan, viinerid on sellised ümmargused, soovitan nad lõigata 2 poolkettaks, niimoodi, et keskelt pooleks ja siis seibideks. Vorst soovitan lõigata sul kuubikuteks, samamoodi sink. Sardellid samamoodi näiteks nagu viineridki pool seibideks siis. Aga kui sul on nagu minul praegu ostetud juba hakitud keedusink või hakitud vorst või mingi muu lihaline, siis sul see hakkimise vaeb ära ja pead lihtsalt avama paki. Ning oled valmis asuma järgmise etapi juurde, milleks on sibul, vorst ja nuudid omavahel läbi praadida. Ennist unustasin sulle mainida toorainetest veel loomulikult on sul vaja õli, nagu ikka praadimiseks, kas õli või võid ka tead kasutada, mingit rasvainet. Ja et alustada siis oma nuudlua läbipraadimist, on sul vaja kõigepealt panna pannile sorts õli. Keerata pliit tööle ning oodata, kuni õli on pannil praadimiseks piisavalt kuum. Kuidas teada, kas õli on pannil praadimiseks liiga kuum? Jällegi olen seda sulle eelnevates videodes rääkinud, aga räägin üle. Näiteks kui praed sibulaga, siis võtad väikese tüki sibulat. Kui peal näha hästi, mootukuks maa, võtta mulle tüki sibulat ja viskad selle pannile õli sisse. Kui kuuled, et sibul hakkab õli sees pragisema ja mulje välja jääma, siis ei ole hästi näha, see pann on hästi sügav, aga igastahes mulje seda teeb. Siis tähendab seda, et õli on praadimiseks piisavalt kuum ja võib ka ülejäänud sibula pannile panna. Kui sa ei tee toitu sibulaga, siis võtta näiteks väikese tüki saia või leiba samamoodi. Kui paned selle pannile ja hakkab seal pragisema ja ümbert mulje välja jääma, siis on pann piisavalt kuum. Minul on pann piisavalt kuum ja sellega seoses lisangi pannile sibulat ning asun leib pruunistama. Nii, kui sibul on pannil pruunistunud, siis on aeg lisada sibula sisse pannile vorsti või viineritüki. Kui sul on jällegi küsimus ja pole minu eelmise videosid näinud, kuidas aru saada, kas sibul on pruunistunud, siis väga lihtne, nagu nimegi ütleb, pruunistuma. Sa saad sellest aru selle järgi, et sibul on tõmbunud pannil kergelt pruunikaks.
see tähendab seda, et ta ongi pruunistunud, sellest ka nimi. Väga lihtne. Ja kui see on juhtunud, on aeg lisada vorstid. Või siis viineid, oleneb kummaga mida teed. Mina panen pool pakki. See on umbes 150 grammi. Väga seade oleneb, kui palju sa viinerite vorsti armastad. See kogus sõltub täiesti sinust. Nende roogade puhul, mis me siin kiirnuudistust oleme teinud, õnneks ei ole väga oluline, mis koguses sa täpselt mingid asju paned, see oleneb puhtalt sinu maitsest. Toidu enda iseloom väga sellest ei muutu. Nii, kui oled nüüd sibula ja vorsti pannil segamine ajal, kergelt ka vorsti kuumutanud, kraadinud pannil, maks 30 sekundit kuni minut, üle minuti kindlasti on vaja, muidu ta tahab liiga liha kõrneteks. Näed siin natuke nagu hakanud vorst öeldakse higistama, siis on ta ilusti valmis selleks, et lisada viimane komponent nuudlid pannile. Ja ajada kõik väga hoostavalt. Segamine võib juba keelata temperatuuri hästi vaikseks. Mina panen, kui sul on numbritega viid, siis panin 3 peale. Ja nüüd lööd lihtsalt pannil olevad vorstid nuudlid segamini. Lisad maitseained, täiesti lõpus, natukene soola. Ma panen niimoodi umbes näputäis jäme soola. Jällegi, ära unusta, iga kord ütle, et pigem pane alguses vähem soola kui liiga palju, sest et soola ära võtta võimalik ei ole, aga alati hiljem juurde panna on võimalik. Sama lugu ka pipraga, mida siia lisad. Pane alguses pisut vähem. Kui hiljem tunned, et tahad piprasemat toitu, saad alati juurde lisada. Nüüd, kus pipar on ka lisatud, segad maitseained ka taas toidu sisse. Ning nuudlid ise on valmis söömiseks, aga retsept päris valmis ei ole. Teeme ka nuudliroale juurde väikse kastme. Ja olemegi jõudnud viimase etapini, siis kastme tegemiseni. Selleks on sul vaja siis happukoort, ketšupit ja soola. Ehk siis teed vana hea lihtsa happukoore ketšupi kastme. Selleks avad happukoore paki. Ja paned soovitud koguse happukoort kaussi. Jällegi seda retsepti võib täiesti maitse järgi teha. Kas tahad happukoorsemat, tahad ketšupisemat. Oleneb sellest täiesti see vahekord, kui tahad happukoorsemat, paned rohkem happukoort, kui tahad ketšupisemat, rohkem ketšupit. Ja nüüd happukoorele lisad ketšupit vastavalt oma maitsele. Ma arvan, minule piisab. Ja kõige lõpuks sool. Jällegi ära pane alguses liiga palju, ei väsi seda kordamast, vaid pane piisavalt, et natuke oleks pandud. Seda saad alati hiljem lisada. Seejärel segad ketšupi, happukoore ning soola ära. Vahen. Kuni sellest tuleb ühtlane heleroosa kaste. Jällegi, kui sul on kodus mingid ürte, tilli, peterselli, mida iganes, rohelist sibulat, võid ka seda kastmele lisada. Kui ei ole, sobib see ka täpselt nii, nagu ta praegu tehtud on, väga hästi. Kui kõik on ühtlaseks segatud, siis võid korra maitsta. Mina soovin natukene lisada soola. Nagu nägid, kui natuke vähem on pandud, ei ole sellest probleemi, saab alati juurde panna. Ja natukene panen ka ketšupit juurde. Segan kõik oma vahel läbi.
ilusaks lõheroosaks või isegi eledamaks kastmeks. Ja hopp, ka kaste on valmis. Ning nuudlid on valmis. Ja võidki asuda sööma. Bon appétit, nagu ütlevad prantslased. Kohtume juba järgmine nädal meie sarja viimases videos. Seniks, tšau!